Täna õpime sellist lauamängu nagu aiasaladused. Enne mängimist on vaja valmis meil panna laud. Selleks aseta iga mängija ette tühi aed. Hetkel on see veel tühi, aga kohe varsti hakkame seda täitma. Siis on vaja ühte täringut, voorude kaarti, aedniku abistavad kaartid ja aeda natuke kahjustavad kaartid. Samuti on vaja ühte kotti, kus sa eelnevalt oled juba välja lõiganud aiasaladused. Pane need kotti, seega ära ja aseta see ka lauale. Nüüd on aeg hakata mängima. Esimene mängija võtab täringu ja veeretab. Saab 3. See tähendab, et kotist tuleb võtta 3 suvalist kaarti. Üks sinine kaart tuli, mustsõstrad ja vaatame, mis kolmas on. Kolmas on oksad. No nii, tuli välja sinine kaart. Sinine kaart tähendab aedniku abistavat kaarti siin laua peal. Esimene mängija saabki valida esimesena nende 3 kaarti seast ja tema kohe tahab endale näiteks kasvuhoone. Paneb selle sinise kaarti kõrvale ja valib kasvuhoone. No vaatame, kuhu me asetame. Asetame kasvuhoone kohe maja kõrvale. Esimene mängija on ära valinud. Nüüd läheb kord teise mängijale. Tema aga tahab kasvatada mustsõstraid. 3. mängija saab veel valida oksad, kus saavad näiteks putukad hästi elada. Hetkel 4. ja 5. mängija ei saanud valida, aga kohe varsti nemad ka saavad. Nüüd on kord teisel mängijal. Tema võtab täringu ja veeretab. Saab number 6. Võtab kotist 6 kaarti. Saab kartuli, sajajalgse, kakandi, vaarikad, maasikad ja mustsõstrad. See, kes veeretas, tema valib esimesena. Kuna mustsõstrad tal on, siis seekord ta tahab hoopis maasikaid hakata kasvatama. Temast järgnev saab nüüd teisena valida. Tema võtab vaarikad endale. Ja niimoodi see valimine toimub muudkui järjest. Kuna veeretati 6, siis valida seekord saavad kõik mängijad. Samuti see, kes see esimesena saab kohe topalt. Esimene voor saab läbi siis, kui kõik mängijad on 1 korda saanud veeretada ja täring jõuab esimese mängija juurde tagasi. Siis liigutatakse aiakäru ja algab teine voor. Mäng lõpeb, kui kõik on saanud vähemalt veeretada 5 korda. Oleme jõudnud viimasesse vooru, mis tähendab, et kõik mängijad on saanud veeretada 4 korda. Täring läheb esimese mängija kätte ja veeretab. Saab 5, mis tähendab, et võtab siit kotist 5 kaarti. 1, 2, 3, 4, 5. Välja tuli kui punane kaart. See tähendab aeda kahjustavaid kaarte. Aga sellest pole üldse hullu, kui aeda natukene tuleb näiteks kartulimardikat või siis natuke rohkem röövikuid. Ikka looduses niimoodi juhtub. Viimases voorus võib ka juhtuda see, et meie aiad on juba paksult asju täis ja meile näiteks suured asjad ei mahugi, mis tähendab see, et õpilane võib üldse jätta valimata kaarti või siis näiteks liigutab oma nuppe natukene ringi, et suured tükid ära mahuks. Mäng lõpeb siis, kui viimane mängija on saanud veeretada täringut ning kõik tükid on ära võetud. Kuna tegemist pole võistlusmänguga, siis nüüd me saame koos vaadata, millised aiad kokku tulid. Osadel võisid jääda ka muruplatsid ehk tühjad kohad ja see on väga okei. Koos vaatame, mitu näiteks õunapuud keegi sai istutada või siis kellel kasvavad sellised toredad marjapõõsad, mitu putukat kellelgi sibab või näiteks, kas kellelgi on laenata naabrile porgandeid. Kõik erinevad küsimused oleme pannud siia reegliraamatusse, saate rahulikult lugeda. See oligi meie selline aiasaladuste lauamäng, nii et head mängimist!